kuulata professor Rein Veidemanni, võib-olla mõne sõna professor Rein Veidemannist, me kõik teame teda. Ta on töötanud pikka aega Tartu Ülikoolis, on olnud Eesti kirjanduse õppetooli juhataja ja praegusel hetkel on pikka aega Tallinna Ülikooli Humanitaarinstituudi korraline professor. Vanalinna kirjandusklubi eesmärk või ülesanne on koondada kõiki vabasi inimesi, vabasi kodanikke, kes on huvitatud, et Eesti kirjandus jääks ja säiliks, tutvustada seda oma peredes, iseennast arendada ja samuti ka kutsuda huvitavaid inimesi, kirjanikke siia rohkem arutelule ja rohkem kokku. See väike loeng, mis ma siin praegu pean, kannab pealkirja siis Eesti võib-olla sulgudes kultuuri, aga võib ka ilma sulgudeta ja võib ka kultuuri ära jätta Eesti põhilaused. Ja mina olen õppinud, mind on õpetatud nägema kultuuri kui üht suurt teksti, mis ise on suur tekstide kogum, aga samal ajal ka tekstina tegelikult omab mingisugust mudelit kõikide teiste selles kultuuris eksisteerivate tekstide suhtes. Kui meil on olemas tekst, siis see tekst on kirja pandud ka mingis keeles ja antud juhul Eesti kultuuri puhul me räägime siis eesti keelest. Ja Eesti kultuur tervikuna, kuigi seal on nii-öelda tekstide mõttes väga palju teisi kultuuri osiseid, kaasa arvatud ka kujutav kunst, mis kultuurisemiotikas on vaadeldav samuti tekstina, kaasa arvatud muusikateosed, arhitektuur, linn teatavasti, Tallinna linn on üks suur tekst ka ajaloolises mõttes. Nii et, aga, ja nende kõiged interpreteerimine toimub siis Eesti kultuuris, eesti keeles ja see omakorda hahvatleb meid kohe küsima selle keele olemuse kohta. Ma jätan selle ajaloolise osa kõrvale, kuid iga keel kasutab siis teatud grammatikat. Ja nagu me kõik koolipõlvest mäletame, eesti keele grammatika on üks väga raske asi ka eestlastele endile. Selles grammatikas on siis mitmesuguseid osiseid, kui me mäletame, aga üks tähtsamaid osasid, ja seda ma alles hiljem uuesti eesti keele teaduslikku grammatikat üle lugesin, sain kinnitust oma kolleegidelt, selle kõige üks tähtsamaid osiseid igas grammatikas on lauseõpetus ehk süntaks. Ja nii ongi seal üks näiteks niisugune eesti keele siis teaduslikus grammatikas öeldakse, et lause on keelelise suhtluse põhiüksus. Keelelise suhtluse põhiüksus. Ja mõeldes oma üliõpilastele, kes vahetavad minuga meile ja suhtlevad, see on uus põlvkond, täiesti noor põlvkond, kellele mina olen juba vanaisa, nemad on kaotanud ära või kaotamas ära syntaksi mõiste või üldse lauseõpetuse. Suhtlemine käib ainult lühendite kaudu, verbid on ära kadunud üldse suhtluskeelest. Mõni lõpuni minna on õppejõudu kõnetatakse hei ja lõpetatakse mingi Mari või Juhan. Niisugune on siis eesti keele suhtlustasand, mis praegu tänu siis selle tehnoloogilisele revolutsioonile hõlmab meid kõiki. Ja samal ajal see, et lause on keelelise suhtluse põhiüksus, viitab sellele, et just nimelt lausetest saab kõne, aga kõnest omakorda, kui seda pannakse kirja, saab tekst. Niisiis, igal lausel on kõnes oma koht ja laused, tõepoolest lausetes omakorda on igal sõnal oma koht ja tõepoolest, kui verbid kaovad ära, siis võib tekkida või öeldes, et kaovad ära, siis see tähendab väga põhimõttelist keelestruktuuri muutust suulise keele mõjul. Minu kolleegid keeleteadused, et sellest ei ole mitte midagi. Keel niikuinii muutub, aga samal ajal nad annavad aru sellest, et kui keelestruktuur muutub, siis see võib viia ka keelevahetuseni, mida on ka ajaloos juhtunud.
väga paljude keelte puhul, mida enam ei eksisteeri. Või eksisteerib ainult kohanimetes veel järel. Niisiis, kui me räägime aga siis keeles olevatest lausetest, siis need laused jagunevad, nagu me teame, pealauseteks ja kõrvallauseteks, samuti eristatakse põimlauseid, ringlauseid. Need on kõik väga olulised lauseliigid, mis siis eristavad või mis toovad esile kõnes tema väljendusrikkuse. Ja just nimelt siis igas tekstilõigus või igas tekstis võib eristada siis pea- ehk põhilauseid. Nüüd ma tulengi juba siis lähemale sellele oma teemale, et see, mida me peame silmas siis keele enda puhul, et seal on olemas põhilaused, pealaused ja kõrvallaused, mis omakorda on siis kas põimitud või rinnastatud, siis on põhimõtteliselt seesama ülekantav ka kultuuri kui teksti. Ehk siis antud juhul ma rinnastan kultuuri kui teksti keelega kui siis lausete kogumiga, mis kirja panduna seisab meie ees tekstina. Ja igas kultuuris, aga ka Eesti kultuuris vaatame siis talle nii-öelda sügavalt otsa sellele kultuurile, mõtleme nii ajalooliselt sellele kultuuri peale kui ka tänapäeval, siis me näeme, et meie üldkeeles, meie kultuurilises kommunikatsioonis, meie käibes eksisteerib rida lauseid, mida me võime nimetada selle kultuuri põhilauseteks. Põhilaused fokusseerivad selle kultuuri ajalugu, aga nad fokusseerivad ka inimeste suhtumist või toovad esile selle kultuuris mentaliteeti, mida inimesed kannavad. Ja vastavalt nende kasutusalale või nende kasutussfäärile, siis kas poliitikas või ütleme siis kultuurikõnelustes või esseistikas või kus neid ka kasutatakse, neid kasutatakse kui metafoore. Ehk siis nad võimendavad mingisugust, nad on ülekanded, põhilaused, ka kultuuri põhilaused on ülekanded, nad kannavad üle siis kas ajaloolist kogemust või siis kannavad kultuuri tervikuna meie suhtumist. Asja juurde. Nüüd jääb mul üle siis teile esitada üks valik põhilausetest, mis olgu veel öeldud nii palju seda, et need võivad tekkida sünkroonselt, siis kaasajas, kui nad hakkavad käibima üldkeeles, me märkame, et nad kuidagi väga sagedasti tulevad esile, kasutatakse erinevates kontekstides, aga nad signaliseerivad midagi, nad on metafoorid ja signaliseerivad mingisugust suhtumist. Hakkame ajaloost pihta. Missugune oleks see esimene põhilause, mille me võiksime välja tuua, mida me isegi teame ja oleme kuulnud ja mis omab tähendust Eesti kultuuri seisukohalt, ma ütleksin, oma nii-öelda põhitähendust. Ja selle lause, mis esimene lause, mis on kaks, ma ütleksin, aga esimene lause on siis, olen valinud, on Tarapita. Sinna kõrvale võime veel ühe lause tuua samast allikast ja see lause kõlab laula, laula, pappi. Teatavasti, nii palju kui me teame Eesti kirjanduslugu, Eesti kultuuri ajalugu, on need kaks lauset, esimesed laused, mis signaliseerivad eesti keele olemasolu. Pärit on need laused 1227. aastal lõpetatud Läti Hendriku kroonikast, Hendriku Liivimaa kroonikast, mida vähesed on lugenud, kuid väga paljudel on ta raamaturiiulis olemas. Ja mõistetavalt on ta olemas, kui ta ilmus eesti keeles Richard Kleisi tõlkes 1982, ta ilmus tiraažis 45 000 eksemplari ja inimesed said seda osta koos Brežnevi väikese maaga. Niisugune rariteetne teos oli tegemist, sest et ta sel hetkel kandis niisugust, ta oli see rahvuslik kood, mis oli salakood. No niisugused tiraažid, kui tänapäeval on kosmilised,
isegi Rehepap, keda me tuleme ka veel meenutama, tema tiraaž on jõudnud nüüd selle 12 aasta jooksul on jõudnud kuskil 30 000 piirimail, 12 või 13 trükki, mis on antud Eesti trükitud siis ilukirjandusteemas. Ja pärit siis Hendrik Liivimaa kroonikast ja signaliseerib eesti keele olemasolu. Seejuures mitte ainult eesti keele, vaid nagu me teame, et Hendrik Liivimaa kroonikaga koos astuvad eestlased ajalukku. Tähendab, astuvad eestlased ajalukku selles mõttes, et nad kristjaniseeritakse, nad ristitakse ära ja see toimub siis tule ja mõõgaga või siis tule ja verega, vist sellist pealkirja kannab kadunud Lepo Sumera Historium. Kui te mäletate 80 aastat Eesti Vabariiki, seda tähistati seal enne pingviinide pidu, oli kontsert ja seda tähistati Lepo Sumera Historiumiga. Ain Lutsep luges ette Hendrik Liivimaa kroonikat ja taustal jooksis tohutu suure dramaatilisusega eestlaste siis muusikaline niisugune taust. Niisiis, Tara Avita, Tarapita, siin on lahknemisi, mida ta ilmselt viitab ta sellele, et mitte tule taevas appi, vaid tulgu Tara appi, aidaku meid Tara kui siis toonane jumal, mis päritolu omakorda skandinaavliste Toorist ja kuulub saarlastele, kellel olid siis kokkupuuteid skandinaavlastega ja nende äikese jumalaga. Järgmine põhilause, jällegi meile tuttav koolist, on siis juba nüüd edasi astudes suurte penikoorma sammudega läbi sajandite jõuame 19. sajandi algusesse ja seal tegelikult me peaksime olema 20. sajandi alguses, sest et lause pärineb tekstist, mida 19. sajandi algul 1819. aastal küll üles kirjutati, aga see peeti kõlbmatuks avaldada. Ja otsustajaks oli siis Otto Wilhelm Masing, kes kirjas minu kaaslase Heimir Rosenplanterile, Paikreegade toimetajale, ütles, et see on väga ebaküps veel selle noormehe luuletuskuu, kus meie teame seda lauset, kas siis selle maa keel taevani tõustes üles ei või igavikku omale otsida. Ja seegi lause on üldkäibes, kasutatakse aktusel, emakeelepäevadel, nüüd ongi äsja oligi meil lausa Kristjan Jaak Petersoni sünnipäev on siis emakeelepäevaks tehtud ja see lause on siis teine põhilause, mis võiks olla. Ma ütlen, et need on minu valitud, mis ei tähenda, et siin kohal või teie või kodus või teie lapsed või teie lähedased võiksid veel kamanuga juurde tuua aina lauseid, mis üldkeeles Eesti kultuuri loos ja ka Eesti kultuuri tänases kommunikatsioonis on käibel. Niisiis 1819 ja siin on väga palju huvitavaid käsitlusi. Juhin tähelepanu veel äsja keeles ja kirjandusin erakordselt huvitavale artiklile kahes viimases numbris. Jaan Undusk, jällegi akadeemik Jaan Undusk on selle autoriks, kus ta artikli pealkirja on Kristjan Jaak Peterson Eesti pindaroos. Ja siis toob uurivalt, nii-öelda argumenteeritult, väga põhjalikult kogu selle tausta, siis nii kuu kui ka laulja tausta või ka teiste oodide tausta esile. Ja jõuab siis väga huvitavale järeldusele, mis mind väga inspireerib. Teatavasti Kristjan Petersoni luuletused, ta on ka mul selles raamatus 101 Eesti kirjandusteost, tema luuletused paistavad silma selle poolest, et nad on siiretega luuletused. Ehk siis värsilida mõte, lause on ise tohutu pikk, aga ta on lõigatud väikesteks värsilidadeks. Ja see, kuidas seda lõigatakse, on kirjandusteoreetilises käsitluses eesti keel on siire, aga rahvusvaheline termin ensemble. Ja nüüd
aga need värsid, need oodid ise on, nagu ta öeldakse, saledad värsid, nad on väga niisugused pikad, aga väga hakitud. Ikka üks ja sama lause jookseb seal. Ja mõte on siis selles, et ta räägib seal muidugi Goethest ja Goethe mõjudest ja nii edasi, aga mina tahaksin juurde tuua ühe väga olulise momendi veel ja mulle tundus see juba ammu selgelt, et miks need nii saledad on see, et kui ta ütleb, et eesti keel peaks, või see keel, selle maa keel, selle üle on ka vaielda, missugust keelt ta silmas pidas lõppkokkuvõttes. Võib-olla, et meie omistame, et ta pidas silmas eesti keelt. Loogiline on, sest see on kirjutatud eesti keeles. Aga et tegemist on siis vertikaalluuletustega, et ta rõhutas just nimelt seda sakraalset vertikaali, mis on siis maapinnas ja ka teine ots on taevasse tõuseb. Kolmas põhilause pärineb siis Eesti rahvuseeposest, mida te nagu teate, on kunstieepos, on Kreutzwaldi väljamõeldis, sest et see on rajatud väga üksikutele fragmentidele, mis on korjatud kokku Kirde-Eesti aladel, kus olid kokkupuuted siis Karjala, Ürg-Kaleva kalevalalise kultuuriruumiga ja see on Karjalas nimelt, kus Löndrut võttis oma selle Kalevala ainastikku ja see on algupärane. Aga Kreutzwald siis muidugi lõi selle üksikute motiivide varal, mille levik on, folkloristid on üles kirjutanud, nende levik on väga sporaadiline ja see piirneb Pandivere kõrgustiku ja Alutaguse ja nende aladega, kus oli see kokkupuute pind, see sild, Karjala kannase sild, Karjala ja Vepslaste ja nende kaudu. Nii, ja nüüd ta sai selle eepose valmis 1857 kuni 1861 sai valmis, aga enne valmimist Kreutzwald sõna otseses mõttes ülekantud keevitab sinna otsa 8 rida. Ja Felix Oinas on seda uurinud, seda 8 rida, mis sinna otsa on keevitatud, see on keevitatud sinna otsa. Algupäraselt Kalevipoe eepos lõpeb sellega, et talad on ära raiutud ja istub Kalevipoeg nüüd seal taevas pilvedel ja vaatab alla. Kõik. Aga selles keevitatud 8 reas tuuakse Kalevipoeg maa peale tagasi ja pannakse põrguväravasse. Eeskujuks muidugi Amirani siis müüt, Kaukaasia müüt, mida me tunneme Prometheuse kaudu ja paneb ta põrguväravasse. Ja siis väga paljud peavad teadiseid 8 rida peas, aga ükskord algab aega, kui pirud 2 otsal lausa löövad lõtjendav, küll siis Kalev koju jõuab oma rahva lõmne toom Eesti põlve uueks looma. Nii, see on terve eepos, ütleb Felix Oinas ja näitab põhjendatult ära, kus selle juured on, kuidas ta on jõudnud meile. Aga meie tunneme muidugi seda siis selle esimese lausega, aga ükskord algab aega ja see põhilause siis on signaliseerinud erinevatel aegadel eestlastele ja signaliseerib ka tänapäeval mingisugust eksistentsiaalset lootust rahva kestmisele antud juhul küll. Väga pikka aega oli selles kontekstiks, et lootus vabadusele, et ta tuleb ja vabastab oma rahva sellest orja põlvest. Nii et ja see istub meil alateadvuses. Näiteks kui ma ütlen, et missuguses ajajärgus äkitselt paiskub see esile sellest kollektiivsest alateadvusest uuesti ühte fraasi, mis hakkab meis kõik kaasa elama ja keskmine ja vanem põlv teab väga hästi, et see lause hiljem saab ka põhilauseks, et see lause tegelikult tugineb sellel samal ja ma küsisin, et lause autoril endale tuli see hiljem meelde, et see ju tegelikult kordab seda sama motiivi, mis on Kalevipoest. See on kõigile meile teada lause, ükskord me võidame nii. Ja kui ma Heinz Valgu käest seda küsisin, ma ütlesin, jumal muidugi, ma pärast mõtlesin, et see on sama sarnasus
aga ükskord algab aeg, Valk selle lause vahetult enne siis septembrit seda suurt laulu- ja kõnekoosolekut välja käis, siis ta tegi seda spontaanselt. aga kuna see tõepoolest kollektiivselt teadvuses istub meil, siis ta mõjutab tõepoolest meie väljaütlemisi täiesti automaatselt ja me modifitseerime seda lauset erineval kujul. Edasi. Järgmine lause on ka, kes Eesti ajalugu teab ja kes teab Eestit isamaalist ajalugu 80 aastatel, 90 aastate algul oli sellest kogu aeg räägitud ja põhimõtteliselt teda aeg-ajalt kasutatakse ikkagi jälle just nimelt hariduse kontekstis ja see lause kõlab siis niimoodi, et saagem suureks vaimult, kui meil pole antud suureks saada arvult. Ja muidugi on siin taga Jakob Hurt, aga vähem võib-olla tehakse, kus see lause pärineb. See lause pärineb 1870. aastal ja on peetud Hurda poolt Hurda kõnes Helme ja Tarvastu koolmeistrite nõupidamisel. Sealt on see lause pärineb tema ja Hurda kõne pealkiri on meie koolitatud ja haritud meestest. No ja see Hurda lause siis läbi aastakümnete, ütleme siis juba läbi sajandi on kogu aeg, seda kasutatakse just nimelt eestlaste hariduspüüu nii-öelda toetamiseks või õhutamiseks. Lausega avatakse kogu modernistlik periood Eesti kultuuris, toimub, see on kultuurirevolutsioon, kultuuriplahvatus, võib noor Eesti kultuuriliikumist pidada kultuuriliseks plahvatuseks ja selle juhatabki sisse siis Gustav Suitsu välja mõeldud lause olgem eestlased, aga saagem eurooplasteks, mis siis oli selles ära toodud Noor Eesti esimeses albumis ja programmiline lause. Ja nüüd ka seda lauset on hiljem modifitseeritud. Tänapäeval ma hiljaaegu lugesin kuskilt olgem eurooplased, aga saagem tagasi eestlasteks. Nii et ka põhimõtteliselt me näeme selle lause niisugust käibe ulatust, ta on üldkeeles kinnistunud ja selles mõttes signaliseerib moodsat pidevalt uuenevat Eestit. Ja siis ka signaliseerib seda juba enne seda olnud Euroopasse tungi. Kuigi Eesti kultuur tervikuna siis esineb nii-öelda tüüpilise siirdeala kultuurina, ülemineku kultuurina, hübriidina, tugevate laenudega, mille teeb originaalseks ainult selle seostamisoskus ja see võimendamise viis. Sellegi poolest tema nii-öelda tendents on kogu aeg olnud lääne suunas. Ja see markeerib siis seda tendentsi. Ja nüüd tuleme järgmise lause juurde, milleks on siis juba 1927. aastal, 1926 ilmunud teosest lause, mida tõepoolest väga massiliselt kasutatakse. Ja lause kuulub siis Anton Hansen Tammsaarele ja me võime kõik koos seda korrata, teie tööd, me vaeva, siis tuleb armastus. Aga jällegi on minu kohustus teile valgustada selle lause konteksti, kus see nimelt pärineb, natuke meenutada seda kohta teile ja ühtlasi siis pakkuda välja mõtisklus, mida see signaliseerib eestlastele siis. Nõnda siis ütleb selle lause ütleb Vargamäe Andres oma pojale, kui ta küüdib teda Kroonusse. On väga sümboolne see, et vana Andres läheb noore Andresel, kes on krõõdapoeg, läheb Vargamäelt alla, nad lähevad, ta viib oma poja siis sinna Järva Madisele, kus siis ta võetakse peale ja nad lähevad siis Kroonusse. Aga see on romaani lõpu, seal esimese köite lõpus, kusjuures romaani algus, nagu te teate, on Mäkke tõus.
see oli läinud sajandi viimasel veerandil, kui 2 inimest, noort inimest tõusevad Vargamäele loojuva päikesel. See on erakordselt sümboolne. Tammsaare puhul on, kusjuures muidugi teda mõjutab Spengler, nagu me teame. Just meil enne siin oli juttu sellest, et ka Dostojevski on teda mõjutanud. Aga siin nad lähevad alla, olgu öeldud, et veelkordne allaminek toimub Vargamäel 5. köite viimases episoodis, kui Vargamäelt lähevad alla juba Indrek ja Tiina, ka lähevad alla. Nii et see 2-kordne sulgumine toimub. Ja see ühtlasi on tegemist raamteosega, raamromaaniga. Ja nüüd allaminekut arutavad nad seal siis see, et vana Andres ütleb, et kui mul oleks võimalus olnud, et see, ma paneksin vööle, hõlmad vöö vahele ja läheksin nagu tulist valu siit Vargamäelt minema. Umbes see on nii nagu needus. Ikka see sama eestlaste eksoodus lahkumine praegu sellelt Vargamäelt. Teatavasti Eestit on võrrelnud ka Valgamäega. Et ma läheksin tagasi oma isa koju, ütleb vana Andres. Aga siis ütleb noor Andres, aga minul pole kuhu minna, sest isa kodu ongi mul Vargamäel. Ja ma ei ole kindel, isa, et ma tulen tagasi Kroonus siia Vargamäele. Ja siis ta ütleb, ja siis isa küsib siis pojalt, et kuidas sa siis niimoodi, et sa ei tule tagasi, kas sa ei armasta siis oma kodu ja oma Vargamäed. Ja vaat siis ütlebki isale see poeg, et kuule, et sina isegi ei armasta ka Vargamäed. Ja siis vana Andres ütleb, et see armastus tuleb ainult töö läbi. Ja siis tuleb see vastuslause pojad, mida ei tsiteerita enam, mina tsiteerin nüüd siin. Ja sina oled seda teinud. Ja minu ema tegi seda ka. Ega ta muidugi vara surnud, aga armastus ei tulnud. Teda pole tänapäeval Vargamäel. Niisiis, tegemist on selle lause näol, selle põhilause näol on meil tegemist kogu aeg selle kohustuse ja lunastuse problemaatikaga. Just nimelt see Eesti kultuuri põhilause signaliseerib meile kohustuse ja lunastuse vastuolu. Ühelt poolt on meil kohustus ja me loodame, et kui me oleme mingisuguse oma elu siia andnud, jätnud siin, kuna me siia paratamatult oleme sündinud, et siis meid lunastatakse see, aga seda lunastust muidugi siin ei tule. Vastavalt sellele religioonile ka, mis siit vastu vaatab, teatavasti tõe ja õiguse niisugune süvahoovus on erakordselt religioosne, nii nagu on seda näiteks ka teise Eesti kultuuri tüviteksti Kevade sügav religioossus. Ja see signaliseerib siis sellest, et inimene võib küll loota lunastusele, aga ta ei pääse kohustusest selle maa oma rahva ees. Ja veel signaliseerib see mis läbib Tammsaare loomingut muidugi, on see, et armastus on niisugune tunne ja niisugune soe teise inimese või maa või elu või millegi vastu, mis vajab pidevalt ohverdust. Tähendab, kui ei ole seda, siis ei ole ka armastust, nii et niisugune sõnum on seal. Nüüd tulevad laused, mis võib-olla vähem on tuntud, aga näiteks minu põlvkonnale, 1960-ndate põlvkonnale, 1960 aastate lõpus oli üks lause eriti oluline. Ja see pärineb Paul-Erik Rummo luuletusest Kas oskame hoida ühte. Nii ta kirjutas 1966. aastal ja see salm, kus see lause lendu läks ja hiljem parooliks muutus, kõlab nii. See salm on mu südame varaks. Kas oskame hoida kõik ühte? Kas oskame hoida ühte, kui heitunud mesilaspere? Kas oskame hoida ühte ja minna nii läbi mere? Antud luuletus, see stroof on tüüpiline maagiline vormel. Siin eesti keel on täiesti tugevalt maagilises toimes, korduste näol püütakse esile maneda seda ühte küsimust, kas eestlased suudavad hoida ühte ja millal nad seda suudavad. Ja siin on väga tugevad viited muidugi kirjanduslooliselt
sest et sellest luuletusest tuleb kujul mesilastaru. Esimest korda tuleb see Eesti luules esile Juhan Liivi luule näol, siis see ta lendab mesipuu poole ja see on üks võimsamaid Juhan Liivi luuletusi, väga eksistentsiaalne muide. Ja mul oli viimane erakordselt suur elamus, väga liigutav elamus oli ju läinud suvel, kui noorte laulupeol need 10 000 noored lapsed hakkasid ise laulma ilma dirigendita Sarapikku viisistatud Liivi luuletust, mis näitab seda, et antud selle Paul Eeriku luuletuse lause, kas oskame hoida ühte, et sellel on tõepoolest põhilause tunnused niimoodi. Järgmine põhilause, mida ma kirjeldama ei pea, mis oli täielikult maagine lause, mille varal, mida võiks pidada siis viimase ärkamisaja niisuguseks hümni esimeseks lauseks on eestlane olla uhke ja hääl. No seda ma laiemalt seletama ei hakka, me kõik teame, et see on Mattiiseni laulust ja Leesmenti luuletusest ja tõepoolest seda on ka väga palju parafraseeritud. Aga nüüd 2 viimast lauset, mis on mõlemad vaiendavad, mulle tunduvad nad väga põnevad ja siiski võetavad Eesti kultuuri põhilausetena. Ja mõlemad kuuluvad meie tänasesse päeva. Esimene lause on siis lause, mis kõlab niimoodi. Niisiis, mis on Eesti Nokia? No ilmselt üldkeeleliselt ju teate, kogu aeg käib üks suur Eesti Nokia otsimine. Vähem teatakse, kus see lause pärineb. Avanud selle. See oli siis Eesti Vabariiki oli 80 aastat olnud, no tegelikult 39 ja vaat selle aastapäeva kõnes president Lennart Meri küsiti, et mis on see Eesti võluvägi, võluveski, mis teeb Eesti samasuguse põhjamaiselt rikka ja turvalise riigi. Ja üks lõik tema kõnest algabki lausega, niisiis, mis on Eesti Nokia. Ja mis te arvate, mäletate, kuhu ta jälle jõudis, Eesti Nokia ei ole mitte kusagil mujal kui meis endis, meis siin ja tuleb tagasi Hurda juurde. Ikka see sama haridus ja selle hariduse varal esile tähendab edasi püüdlemine. Viimane, mis sobib ka seda väikest loengut lõpetama, see lause pärineb siin Andrus Kivirähtilt 2000. aastal ilmub tema ja võiks öelda, et nüüd juba Eesti kultuuri uuesti uueks tüvitekstis kujunenud romaan November ehk Rehepapp. Ma isegi ei tea, kumb see nüüd põhinimi on tal seal. On 2 nime selle romaani. Kas on Rehepapp ehk November või November ehk Rehepapp. Aga igatahes on siis need novembrikuus käsitletakse seal ja seal on siis Rehepapp tegelane, mis on nüüd üldisesse käibesse on läinud ülekohtuselt selles mõttes, et nagu me teame, Rehepapp nii-öelda kultuurilooliselt oli külatark ja seotud siis just nimelt 19. sajandi, 18. sajandi, 19. sajandi, aga võib-olla isegi veel varem tähendab selle isikuga, kes valvas siis rehealuses, kui seda kuivatati. Tähendab, ta oli tulevalvur, ta on väga mütoloogiline tunnused joonedad, ta oli tulevalvur ja temaga on seotud väga palju muisteid või väga palju muinasjutte. Üks tuntumaid muidugi te teate, on see ise tegi, Rehepapp valvab seal, rehke tuleb vanapagan, vanatühi tuleb kohale, silm valutab, et kas on silma rohkem, valab talle kuuma tina silma ja küsib, kes see tohter oli, tohteri nimi oli ise. Ja siis vanapagan siis suures hädas hoiab silma kinni, tormab välja peale ja rahvas tuleb ümber, mis sa karjutasid, kes su sulle tegi, ise tegi, no mis sa siis karjud, kui sa ise tegi, on selle väikese muinasjutu moraal. Nii et ja see on Eesti rahva, tähendab rahva loomingus on tal väga tähtis koht, aga mis on juhtunud? Mis on juhtunud? On juhtunud see, et tänu sellele, tänu siis
Kivirähki fantaasiale ja tema kirjaniku oskustele on rehepapist, tema tähendus on nihutatud selles suunas, et ta on nagu üks kavalpea, ta oli seda kavalpea, aga tema kavalus oli suunatud mitte petmisele, vaid võitlusele selle igasuguste hädade ja hädaallikate vastu. Et ta oli tark, ta pidi välja tooma, ta pidi leidma kõikvõimalikke teid. Aga kuidas me tänapäeval kasutame? Kas sa tegid sellele või tollele rehepappi? Ehk siis sa petsid, sa vedasid alt. See, mis on tüüpiline Eesti tähendab meie igapäeva elus, kuulame siin poliitikutelt ja teistelt. Nii et see tähendus, nagu tähelepanu on nihkunud. Aga põhilause, mida me sealt võtsin ja mis minu meelest sobib Eesti kultuurile, on see, mille rehepapp lõpus ütleb, siis kui tema viimane lause, lootus jääb ikka. Niisugune viimane lause. Ja vaat niisugune on see väike repertuaar, mille ma panin kokku nendest põhilausetest, aga kinnitan teile, et igaüks, kui te loete, kuulete, jälgite Eesti igapäevast kommunikatsiooni, siis hakkab teile kindlasti silma veel mitmeid ja mitmeid põhilauseid, mis siis kujutavad endast Eesti kultuuri fookusi. Tänan teid selle loengu kuulamise eest, küsimused teile ja võime jätkata vabas vormis. Väga huvitav loeng oli, võib-olla me täname härra Reitelmanni korralik kaugtavasti. Nüüd siis paluks kas küsimusi, sõnavõttusi, ettepanekuid, mõtteid või on veel neid Eesti põhilauselisest kuskilt võtta? Tellida nüüd iga põhilause juurde ka üks romaan. Jah, võiks muidugi, on võimalik. Saaks väga paksu raamatuma sellest. Just nimelt sellest taustast, kuidas ta on jõudnud, tema vastuvõtust omal ajal. Näiteks ütlesin veel kord, et tõesti Kristjan Jaak Petersoni lause 100 aastat hiljem alles avastatakse ja hakkab toimima kultuuris, Eesti kultuuris alles 100 aastat hiljem. Väga palju on räägitud sellest Kreutzwaldi Kalevipojast. Tal on mitte mingisugust mõju enne 1870. aastal. Ja kui Eesti üliõpilasseltsis hakatakse Kalevipoja õhtut korraldama, loetakse Kalevipoja ette. Muide, see on traditsioon, mis on võetud üle sakslastelt. Sakslastelt võeti üle kogu seltsi liikumine, kogu seltside struktuur, kõik on sakslastelt üle võetud, mis Eesti kultuuris on. Aga Eesti kultuuri osaks teeb ta selle, et eestlased oskasid selle mängida sakslastele vastu kõigepealt. Et sakslased saaksid aru, et meil on ka suur kultuur. Ja teiselt poolt nad, eestlased seda nii-öelda kujundasid oma kultuuri mustriks selle, mis nad laenanud olid. Niisiis Kalevipoja õhtud, et alles see hakkas tooma Kalevipojaga sellesse tähendusse, mida meie tunneme Kalevipojaga nüüd Eesti rahvusliku piiblina. Et ta töötab kui rahvust loov või rahvust taasloov tekst. Aga mis tegelikult kujundas eestlaste lugemist 19. sajandi teisel poolel või keskpaigast alates, varem kujundasid lugemust kalendrisabad. Kalendrikirjandus oli erakordselt oluline osa Eesti kirjanduslikust minevikust või kirjandusloolisest minevikust ja siis sinnamaani seesama lauluisa ja Eesti kirjanduse isa Kreutzwald tegelikult 1842. aastal tõlkis ära ja muganduse tõlke ja pani ise juurde ka selle tänapäeval on kõik seebid ju põhinevad sellel sama põhisüsee struktuuril ehk Vagajana või Eva elu. Ja nii veider, kui see ka pole tagasi mõeldes, eestlaste esimene suurem lugemine, kelle lugemiteks olid ka siis valdavalt enamuses naised, nagu ka praegu,
see on lugejasotsioloogia on kindlasti, põhilugejaskond on siis alates 40-ndatest eluaastatest kuni siis piirväärtuseni välja naised. Nii et sellest ma olen kirjutanud terve pika uurimuse naistekatest. Seejuures ilma igasuguse haldustava tähendusega. Aga selle esimese naisteka tõi Eesti kirjandusse Kreutzmann. Nii et ta sai aru, et kõigepealt on vaja inimesi tuua lugemise juurde. Lugemise juurde saab tuua nende ainult niisuguste ideaalsete, illusoorsete, sentimentaalsete, sellega tuleb ka muidugi Lääne-Euroopa sentimentalism Eesti kirjandusse. Ja nii, et nii saab hakata küpsetama seda lugejat sellele kirjandusele, keda ta tegelikult väärt on. No ja siis tulevad, eks ole, Vilde, Liiv, nii et enne seda muidugi Koidula, kelle Isamaa lüürika on jällegi Saksa siis Isamaa lüürika kohati koopia, siis mugandus, nii et niisugune huvitav nähtus sellest. Aga mis puhul ma seda nüüd rääkima hakkasin? No nii. Seda, et Petersoni luuletus selle tõi välja ja võimendas ja muutis, tegi meile nii-öelda selleks sümbolluuletuseks või sümboltekstiks Gustav Suits. Tema ütles, et Kristjan Peterson on Eesti esimene luulerevolutsionäär ja kultuurirevolutsionäär. Sinna ma ei teadnud keegi Petersonist mitte midagi. Ja sealt peale, ja nüüd me ei kujuta ette Eesti kirjandust ilma Kristjan Petersonita. Kusjuures selle luuletus Kristjan Peterson tervikuna ise on müüdistunud. Me võime isegi öelda seda, et ma ei tea, kas ta üldse, ta muidugi on elas ainult 21 aastat, aga ta on selge müüt ka. Ja müüdistunud on seetõttu, et ta on kirjandusse läinud, ta on kirjanduslik kangelane, vähemalt 2 teoses. Need on Maimu Berg seisab üksi mäe peal, romaan. Ja muidugi võrratu novell, mille on Jaan Kross kirjutanud. Taevakivi. Erakordselt ilus novell. Kui kes ei ole veel juhtunud seda lugema, võtke, see on puhas nauditav. Seal just tuuakse esile see Petersoni kohtumine siis Masinguga, kes tõi eesti keelte teatavasti Öötähe, kellele jälle pühendas luuletuse August Sand. Nii et me näeme selliselt, me näeme niisuguste asjade, faktide kaudu, me näeme, kui tihedalt on tegelikult läbi põimitud Eesti kultuur ka sisemiselt. Ja see tuleb ka minu 101 siin raamatus esile, et tegelikult see on Eesti kultuuri näol, Eesti kirjanduse näol on tegemist erakordselt suure nimega. See on väga, see on võrratult suur kirjandus. Paraku on ta kirjutatud ühes väikeses keeles, ühes väga väikeses keeles ja sellest kirjandusest teised rahvad väga vähe teavad. Isegi Tammsaared teavad väga vähe. Niisugune paradoksaalne olukord näiteks, kui küsida viktoriini küsimus, nii siin tuleb. Aga mitte see. Viktoriini küsimusena oli üks, mida ma olen üliõpilastele esitanud, et nimetage see Eesti kirjanduse teos, Eesti kirjandusteos, mis on tõlgitud kõige rohkem teistesse maailma keeltesse. Enne Juhan Smuuli jäist raamatut. Juhan Smuuli jäine raamat oli teine raamat, mis siis lõi selle rekordi. Enne seda oli üks Eesti kirjanduse teos, mis on tõlgitud väga eksootilistesse keeltesse. Ja see kirjandusteos on Hans Leberlehti Valguskoodis. Ja missugune paradoks teos, mis on kirjutatud vene keeles, mille Lembit Remmelgas tõlkis 10 päevaga eesti keelde, et see sai Stalini preemia. Ja see peale, ma olen sellest kirjutanud ühes viimases kogumikus. Aga see on erakordselt põnev teos, väga paradoksaalne teos, mida me tunneme läbi võimenduse,
valguskoodis filmi kaudu ja mida me tunneme jälle seetõttu, et see filmis Paul Runget laulab ja mängib Georg Ots. Nii et jällegi me näeme siin, kuidas erinevad niisugused Eesti kultuuris sõlmed põimuvad üksteisega ja moodustavad niisuguse koe ja kui selle tunned, siis kas imestad ja imetled ja või kehitad õlgu. Nii et, aga Leberit, muide, ei maksa maha kanda. Seal on väga palju huvitavaid asju, paradoksaalseid asju. Aga mida kaugemale see minevik jääb meist, seal võib leida niisuguseid asju, nagu Kolikambastki või leida niisuguseid nähtusi ja mis kõlavad näiteks ka, võivad kõlada tänapäeval. No meil oli siin väike konfliktolukord siin paar aastat tagasi, kui eesti keelde, kõigepealt muidugi soome keelde, eesti keelde, nüüd on juba ka tohutu palju keeltesse tõlgitud on Sofi Oksase puhastus, eks ole. Nüüd on, ma lähen kohe vaatama, nüüd tuleb välja Eesti helilooja, sellele kirjutanud ju ooperi, mis lavastatakse muide Helsingis aprilli keskel. Ma lähen sellest vaatama ja kirjutama sellest. Ja Soome Kansallisoopera, rahvusooper lavastab selle. Muidugi sellest on juba film tehtud ja teater jookseb siin Vanemuine ja siin Tallinnas käidud, aga mõned skeptilised hääled olid. Kõigepealt oli esimene skeptiline hääl Mati Hint, kes oli seda tähelepanelikult lugenud ja ise olles kuuludes nende kannatajate tegemist. Tähendab, kui me nüüd räägime kirjanduslikus mõttes, kuhu ta žanrina kuulub, siis see on tüüpiline kannatuskirjanduse näide. See on näide kannatuskirjandusest. Terve suur žanr on kannatuskirjandus, väga sügavate juurtega. Aga seal on väga palju tüüpklišeesid. Ta on tüüpilised Hollywoodi klišeed, mis tõttu ta ongi väga hästi töötab, tekstina töötab. Ma räägi sellest, et Mati Hint avastas seal räigeid, ütleme niisuguseid eksimusi ka toonase väga meile traagilise reaalsuse suhtes, mida ta siis kõik registreeris, kirja pani ja mis ta sellest kuskil kirjutas. Aga vastuvõtt oli vastuvõtt, see teose vastuvõtt oli siis, minu jaoks oli see paradoksaalsus sellepärast, et see teos oli kirjutatud siis soome keeles ja on tõlgitud eesti keelde. Leberecht kirjutas oma teose vene keeles, tõlgiti eesti keelde, on arvatud eesti kirjanduse hulka. No nüüd jääb huviga oodata, millal siis juba lugesin kuskil ühe kriitiku sõnavõttu, et Sofi Oksanen kuulub eesti kirjandusse, sellepärast, et ta on eesti autor, eks ole, aga siis kuidas öelda, Eestist läinud Soome, nii, Hans Leberehti vanemad läksid Eestist Venemaale ja olid represseeritud veel. 30 aastatel Hans Leberehti isa represseeriti ja tapeti maha. Hans Lebereht sai eluaegse trauma ja muidugi ta oli igavene tõusik ja rikkur siin 50 aastat pärast Stalini preemiat, uhkustas siin oma luksuslike autodega, Tallinnas ehitas mingi luksusmaja siia ja mis kõik igasugused legendi on temaga seoses. Leebe Tungal on oma mälestusraamatus oma isa kaudu meenutanud teda, nii et see on väga paradoksaalne olukord ja mina olen seda käsitlenud ja käsitlen siiamaani, püüan Sineira et stuudio. Mul ei ole mingit viha, ega ma ei taha ka ei Oksast õpetada ega mitte kedagi. Ainult ma tahaks juhtida tähelepanu, et igasugune ajalugu on täis paradoks ja kirjandusajalugu, seda enam, kogu kunstiajalugu, kultuuriajalugu, seal on tohutu palju neid siis niisuguseid halle tsoone, vastuolulisusi, paradokse, nii et kas on meeles täpselt, kuidas kõlas Kirsi hullust, et Peeter Paleni lause Timuraan Pokiga, kui toodi tuli küsima, kas põgeneda välismaale või mitte. Vastus oli põhiliselt niisugune, mida võiks soovitada tänapäevastele põgeneda. Kui sul on midagi tõsisemad plaanis, siis pead sa kodumaale jääma. Ma ei mäleta seda täpselt, aga mõte oli see.
ma mäletan seda lauset, see lause mõte kordub veel ja erakordse võimenduse, see oli Krossile väga tähtis. See oli Krossile väga tähtis sellepärast, et tema saatus oli teistsugune, ta ei pääsenud põgenema, kuigi see võimalus oli ka temal väga lähedal. Ja nii nagu Jan Kross ise on kirjutanud, et teatavasti Jan Krossi alter ego on Baltasar Russo, ta leidis ajaloost endale, me võime, kui me loeme kirjandust, te leiate kirjandust väga palju inimesi, oi, see on nagu minust kirjutatud, see on nagu minu saatusest kirjutatud. See on täiesti loomupärane olukord kõikide inimeste jaoks, kes peegeldavad ennast vastu siis kultuuris. Ja Jan Kross siis Russovit kirjutades, uurides, avastas siis selle oma prototüübi, iseenda prototüübi või iseenda kirjutas siis Russoviks, mille pärast omal ajal oli tohutu suur vaidlus, kui te mäletate, et Baltasar Russo, kas ta oli eestlane või ei olnud, eks ole. Noh, see selleks. Aga seal oli see tõepoolest, see äramineku motiiv. Kuid veelgi teravamalt, veelgi sümboolsemalt on see esile toodud paigalennus, Ullo Paevana, tähendab, kui nad pöörduvad tagasi Läänemaalt, kus nendel on paadid valmis pandud, aga nad jäävad hiljaks. Muide, see on kirjanduslooline fakt, tuglased ja kõik pidid ju ära minema, aga nad jäid hiljaks. Juba paadid olid läinud, nad tulevad tagasi ja siis tuleb see kuulus lause. Kui 1000 lähevad, siis keegi peab ju ometi jääma. Või see 1 000 000 peab jääma. See on see lause. Ja see on sõrendatud muide, mis tõttu see sobiks põhilauseks ka. Tõriketele võiks sobida, kui kauaks on tume veel sinu maa. Ja muidugi. Aga need on küll nüüd, see on juba, ütleme, konkreetse ajaloolise olukorraga seotud, jah. Nii. Paar sõna minu sõjaväest. Mul on hea meel, et see on leidnud, ma olen teinud väga palju õpetajatega kohtumas, eesti keele ja kirjandusõpetajatega, ja see on leidnud väga hea vastuvõtu. Ja kui mul see ettepanek tehti 101 kirjutada, 101 Eesti kirjandusteos, siis ma võtsin seda sellise teosena, milleni ma ise endale ütlesin, et ma vist olen tõesti küpsanud kirjutama seda niisugust teost, sest et selleks oli vaja mul siis 30-40 aastat küpseda. 30-40 aastat lugeda erinevaid Eesti kirjanduse teoseid ja eriti Eesti luulet, milles ma arvan olevat ennast rohkem kodus kui proosas. Ja siis ma võtsin selle vastu, aga kuna anti vabadus valida, siis ärkas minus just nimelt see ühelt poolt kutsumus, aga teiselt poolt kohustus. Kohustus oli see, et ma ei saa siiski hälbida sellest põhiteljest ehk Eesti kirjanduse kaanonist. Ehk siis selle raamatuga ma pean ühtlasi andma ka kas kasutusele uuesti näitama Eesti kirjanduse ja lõpuks ka Eesti kultuuri kaanoni. Kui ma teksti uuesti üle lugesin, siis mind hämmastas üks asjaolu, mida ma intuitiivselt ka tajusin, kui ma meenutasin seda oma kunagist loetud, et mis on Eesti kirjanduse põhituum. Mis on Eesti kirjanduse põhituum alates rahvaluulest? Võtsin kaasa ka ühtlasi, ma tean, et te tahaksite teada, missugused oleksid järgmised 101 teost, mida ma võtaksin kirjutada, kui mul see võimalus oleks. Siin on nüüd 101 valitud. Et see on ikkagi, see on kõige sügavamas mõttes olemise küsimus. Olemise küsimus. Tähendab, seesama Hamlet, et tegelikult olla või mitte olla. Aga eestlaste puhul omandab see veel laiema tähenduse. Hamletil on see seotud selle valede ja nende keskel olemisega. Aga eestlastel on ikkagi see eksistentsiaalne ehk olemasolu küsimus. Ja siis lugesin neid teoseid, ma vaatasin, et ühel või teisel kujul ikkagi üks või teine autor nii või teisiti jõuab selle juurde. Mistõttu ka selles teoses on väga palju märksõnana just nimelt eksistentsiaalsus. Ehk siis mitte niivõrd essentsina, mitte niivõrd olemus, kes me ikkagi oleme. Vaatame üksteisele otsa, kas või geneetiliselt. Vaatame seda
oma üksteise näovorme ja silmi ja juuksevärve ja näokujusid ja jubedalt, see krantsirahvas, see on ühe luuletaja öeldud. Absoluutne krantsirahvas ja sellest võib-olla tema elu erakordselt seganud. Siis küllap ajaloolane teab seda, kuidas see segamine on käinud, see ühe õiguse kaudu, kui palju siis segati, kui palju tulijad ja minejad pidevalt segasid. Siis ühesõnaga segatud verega. Aga et see olemusest on väga raske rääkida, küll aga olemusolust. Ja seetõttu jah, see võtab siis kokku selle või läbib selle kaanoni, Eesti kirjanduse kaanoni, kuid võib-olla mitte kõikide nende luuletustega ja nende teostega, mis ei ole nagu korratud. Ma pean siiski minu kohustus oli ka see, et mitte ära unustada nõukogude aega, mitte ära unustada seda 50 aastat ja mitte välja lülitada seda, sest ühest noorte inimeste kirjandusloos ja kahtlusväärselt 99. aastal ilmud suures Eesti kirjandusloos on see marginaalseks tunnistatud nõukogudeaegne Eesti kirjandus. Ma tõin selle tagasi, ma rehabiliteerisin natuke, ma näitasin seal näiteks Smuuli näo, püüdsin näidata seal neid väärtusi, mis teeb ka Smuulist tegelikult erakordselt andeka kirjaniku, loodusliku ande, nii et seda ma püüdsin näidata. Ja siis püüdsin näidata ka seda, et ühelt poolt see kaan ajalooline nii-öelda telg, püüdsin näidata siiski ka samal ajal seda mustrit, ehk siis seda, kuidas erinevates teostes, erinevate autorite puhul tsiteeritakse, viidatakse allusioone, kuidas need korduvad teiste autorite puhul, mistõttu siin on näiteks registri kaudu on võimalik tõepoolest esitada siis see kogu Eesti kirjandus. Ja veel üks oluline eesmärk mul selle teose puhul oli see, et ma tahtsin näidata ja see ei ole minu nõrkus, vaid ma isegi see oli teadlik, et ma tahtsin teha sügava kummarduse ka oma kolleegidele. Ehk siis see on selles mõttes, ma julgen öelda, erakordne raamat, et siin on ühtaegu esitatud ka Eesti kirjanduse vastuvõtu retseptsiooni lugu kriitikas, omaaegses kriitikas ja järelkriitikas ehk kirjandusajaloos. Ehk kuidas siis ühte või teist autorit hinnati tema ilmumise ajal ja kuidas on ta kinnistunud hiljem kirjandusloos. Muidugi hakkama pihta siis rahvaluulega, mis rangelt võttes ei ole kirjanduslugu, vaid ta kuulub suulise kultuuri juurde, aga kogu hilisem kirjanduslugu toetub siiski nende motiividele, ta moodustab selle meie nii-öelda kultuurilise põhja. Ja sealt valisin ma kõige vanema teadaoleva teksti, siis Eesti suulise kultuuri teksti, mis siis ühendab neid maailma teiste rahvastega. Ja see on siis muidugi laul suurest tammest, mida siis tuntakse, maailma mütoloogia tunneb seda väga paljudes erinevates variantides ja mida siis meie folkloristid Ado Lintrop näiteks ütleb, et see on linnutee kujund Eesti rahvalaulus. Aga seda linnutee kujundit, mis siis paistab inimestele maailmas ka teistele, mütoloogias on siis esitatud erinevatele kujudele. Väga palju avastusi oli mul sellega seoses ja ma ei võtnud siis, tähendab, on tõesti niimoodi, et see on 79 autorit, 101 teksti, aga 79 autorit, mis tähendab seda, et mu süda lihtsalt tirkus verd, et ma ei saanud 101 teosest mõnede autorite puhul jätta ainult üks teos. On kriitikas on olnud öeldud, et miks ma siiski ei võtnud 101 autorit, vaid 79 autorit, et oleks võinud võtta ju tõesti Tammsaaret ainult Tõe ja õiguse esimese osa. Aga mulle tundus siiski, et Tammsaare kõnetab kirjandusloos just nimelt selle 4 teosega, mida mina siin valisin, aga veelgi rohkemate teostega. Ja siis
on ka nooremaid autoreid, minu põlvkonnas näiteks Mati Unt on esitatud 3 tekstiga ja ma leian, et mida kaugemale Mundist läheme, seda rohkem me saame aru, kui tegemist oli ikka Eesti klassikalise modernistiga. Ja nüüd tuleb välja, et hiljem on öeldud ka, et ta on postmodernismi nii-öelda avateos. Aga oli ka mõnes mõttes niisuguseid tekste, mida ma ise uuesti läbi elasin. Ja ühe ma tahaksin teile ette lugeda, millega mul oli väga intiimne suhe ja mis on erakordse saatusega või väga huvitavalt Eesti kirjandus, mida te ei ole kohanud, sest ta ei ole veel luulekogudesse sadestunud, aga ma väidan sellest suurest erakordselt rikkast olgu see siis selle raamatu tutvustamiseks ette loetud. Õigupoolest, kui te lubate, ma loen kogu selle väikese lühikese essee ette. Et tähendab, need 50 aastat hiljem pühendusega, järgneb pühendus Jaanile 25. oktoobril 2006. aastal. Pange tähele nüüd. Siin seisame nüüd õhtuvalguses, õlg vastu õlga, silmad ehagumaal, kui ahteaegu päris alguses just mõistnud. Armastus, see ongi Jumal. Su niude mahmu üska tormates lõi uusi kõiksusi ja igavikke, nii täiusega tühjus korvates me saime osaks looja au jälke. 2 tolmkübet, ühtes ulatus ja teine teise varal äkki adus maailma lõpmatuse ulatust. Kõik kaduliku hirm ja neetest kadus. Umbtiivnik kui söö päeva vahemail meid saadab üha armastuse valgus ja surma hirmutava lahelail on küllap lõpki, kui need kord on algus. See luuletus ilmub esmakordselt 2008. aastal loomingu juulinumbris Ellen Niidu 80. eluaasta sünnikuuri. Pool aastat on möödas Jaan Krossi surmast 27. detsembril 2007. Veel kestab lein ja ometi just nüüd ilmavalgust näes kõlab see otse kui kinnitus. Surmast suurem on armastus. Inimlaste ainus sild igavikku. No kuna see vist kukkus hästi välja see, siis perekond otsustas kinkida selle raamatusele kõige intiimsema portree, mis nendel erakogus on ja see ilmub esmakordselt siin. See on täpselt seesama 2006, kus nad kahekesi istuvad oma kodus. Maarja Undusk, Jaan Unduski naine, Jaan Krossi tütar ja Ellen Niidu tütar kinksid selle raamatule. Erakordselt ilus pilt, erakordselt ilus. Nii. On küsimusi veel? Ei ole. Aga siiski, laske mul veel mõned hetked. Ma lubasin, missugused 101 järgmist valmis. Ehk tuleb mõned tutvad ette. Missugune üks rahvalaulu tüüp, millega algaks uus 101. Oleks minu olemine, teiseks minu tegemine. Küll mina teaksin, kui mina saaksin. Üsna tüüpiline Eesti rahvalaulu tüüp. Noh, vanasemast ajast tulevad järgi, Koidulast tuleb säärane mulk näidendina, mida ei ole. Siis järgneks Liivist tuleks, kui tume veel kauaks ka sinu maa. Porgels tuleks siis esmakordselt, Mart Juur on kohe öelnud, veidekas, miks sa nii vähe lõbusaid asju oled võtnud oma raamatus, miks su raamat on nii kohutavalt kurb?